Kui me räägime Eesti talupoja elust 16. kuni 18. sajandil, peame alustama kahest sõnast. Pärisorjus ja sunnismaisus. Need tähendasid, et talupoeg ei olnud vaba inimene. Ta kuulus mõisale ja pidi tegema tööd mõisniku käsu järgi. Ilma loata ei tohtinud ta oma kodukohast lahkuda ega uut elu alustada. Mõisnikul oli õigus talupoega karistada ning otsustada, kes tohib talu edasi pidada. Kogu maa kuulus mõisnikele. Talupojad said kasutada ainult seda maad, mis neile anti, ja pidid selle eest maksma tööga või andamitega. Selline elu kestis põlvkondi. Ometi hoidsid talupojad alles oma kombed, laulud ja lood, mis aitasid neil rasket aega üle elada. Talupoja kõige raskem kohustus oli teotöö. Igal talul oli kindel arv tööpäevi, mida tuli teha mõisapõldudel. Jalapäevadel tuli tööle minna ise. Rakmepäevadel tuli kaasa võtta ka hobune või härjad. Lisaks oli veel abitegu, kiireloomulised tööd, näiteks heinategu või viljalõikus. Need olid eriti rasked, sest talupoegadel jäi siis vähem aega oma põldude jaoks. Lisaks tööle tuli anda mõisale ka loodusandameid, mune, võid, villa, mett või käsitööd. Kõik need kohustused olid kirjas Vaku raamatus, mis oli justkui talupoja kohustuste nimekiri. Mõisnikul oli talupoja üle ka kohtuvõim. Väiksemad Selline elu oli raske. Talupojad tuli hakkama saama põllutööde, loomade kui ka oma pere eest. Talurahvas ei olnud ühesugune. Kõige kindlamal järjel olid Aadra talupojad. Need, kes pidasid vanu talukohti ja tegid mõisale teotööd. Nad ei olnud küll päris omanikud, kuid neil oli püsivam elu. Teisel kohal olid vabadikud ehk saunikud, kellel oli väike majapidamine ja põllulapp, kuid nad teenisid elatist juhutööde ja käsitööga. Taludes töötasid ka sulased, kes said tasuks elamise ja naturaalpalga. Mõisas olid ametis kubjas, kilter ja rehepapp, kes korraldasid töid ja valvasid korra üle. Kõige paremal järjel olid tavaliselt möldrid ja kõrtsmikud, kelle töö andis rohkem sissetulekut. Nii kujunes talurahva sees välja omaette hierarhia. Talupoja elu oli lihtne ja kokkuhoidlik. Toidulaual oli kõige tähtsam rukileib, lisaks söödi kõrti, leent, köögivilju ja piimatooteid. Liha söödi harva, tavaliselt pidupäevadel. Riided olid kodus valmistatud. Naised kandsid tanut, kirivööd ja villaseid seelikuid. Mehed linaseid särke ja villaseid pükse. Riided näitasid inimese päritolu ja seisust. Elu käis suuresti rehetoas, mis oli ühtaegu köök, elutuba, magamisruum ja sügisel ka viljakuivatusruum. Talvel oli seal soe, suvel aga pime ja suitsune. Talupojad olid harjunud raske tööga. Nad pidid taluma nii pakast kui palavust. Ometi hoidis kogukond kokku. Talgutel tehti tööd koos ja õhtul lauldi ning tantsiti. Talupagade maailm ei olnud ainult töö. Väga tähtis oli rahvakultuur, laulud, lood ja uskumused. Paljud kombed pärinesid vanast loodususust. Austati esivanemaid, pühapaiku ja loodusvaime. Samal ajal mõjutas elu ka kristlik kirik, mis tõi kaasa kirikupühad ja koolihariduse. Aasta kulges rahvakalendri järgi. Kevadtöid alustati jüripäeval, sügistöid lõpetati mihklipäeval. Suurimad pühad olid jaanipäev ja jõulud. Iga tähtpäeva juurde kuulusid maagilised toimingud, mis pidid tagama hea saagi, tervise ja õnne.
Laulmine oli talurahva elu keskmes. Regilaulud jutustasid lugusid ja hoidsid kogukonda koos. 18. sajandi lõpuks oli talurahva olukord nii raske, et sellest hakati avalikult rääkima. Saksa haritlased nagu Karl Lieb Merkel ja Johann Christoph Petri kirjeldasid talupoegade kannatusi ning kutsusid üles muutustele. Ka Vene keiser hakkas huvi tundma, miks Balti talupojad elavad nii rasket elu. 19. sajandi alguses jõuti lõpuks talurahva seadusteni, mis vabastasid talupojad pärisorjusest. See ei toonud kohe suurt muutust. Maa jäi endiselt mõisnikele, kuid talupojad said õiguse sõlmida rendilepinguid, kolida ja hiljem ka maad osta. See oli pikk tee, kuid just siin algas eestlaste tõus iseseisvateks taluperemeesteks.